Aga mis siis, kui ma ütleksin sulle, et parim seletus meie nutisõltuvusele ei pärinegi tänapäevast, ei, see tuleb hoopis aastast 1985. Selles loos vaatamegi lähemalt Neil Postmani uskumatut profeetlikku teost ja avastame, kuidas meile lõputu meelelahutuse janu meid vaikselt, aga kindlalt hävitab. Mõtle korraks, ükskõik kus sa oled, koovikus, bussis, järjekorras seistes, mida sa näed? Inimeste pead on telefonides, on ju nii? See on justkui me kõik oleksime ühendatud mingi pideva sisuvoolu tilkuti külge. Ja see ongi meie tänapäeva reaalsus. Ja siit läheb asi eriti huvitavaks, sest kõige tabavam seletus sellele kõigele ei tule mingilt Silicon Valley gurult. Ei, see tuleb raamatust, mis kirjutati televiisori kohta ligi 40 aastat tagasi. Kuidas see üldse võimalik on? No just seda me kohe uurima hakkamegi. Okei, Postman alustab oma mõttekäiku ühe päris provokatiivse ideega. Me kipume ju kartma sellist tulevikku, kus mingi suur ja kuri valitsus meid kontrollib, eks? Aga mis siis, kui see tõeline oht on hoopis midagi muud, midagi, mida me ise tahame? Ja selleks ta võtabki ette 2 väga kuulsat düstoopiat, et näidata, kummale me tegelikult lähemale liigume. Nii, ühel pool on siis George Orwelli hirm. Tead küll, suur vand jälgib, raamatud põlevad, riik kontrollib sind hirmu ja valuga. Klassikaline düstoopia. Aga teisel pool on Aldous Huxley. Ja tema hirm on palju-palju salakavalam. See on ühiskond, mis on nii uppunud meelelahutuse ja pisiasjadesse, et annab oma vabadused täiesti vabatahtlikult ära ja mis kõige hullem, keegi ei pane seda isegi tähele. Ja see Postmani tsitaat siin, see võtab selle kõik ideaalselt kokku. Orwell kartis neid, kes info ära keelavad. Huxley aga kartis, et ühel hetkel polegi vaja midagi keelata, sest kedagi lihtsalt ei huvita enam. Mõtle sellele. Kui tõde uputatakse lõputuse meelelahutuse ja tühja tähja sohu, mis vahet seal siis on, kas keegi selle ära keelas või mitte? Tulemus on ju täpselt sama. Tõde on kadunud. Ja Postmani järeldus on siin täiesti selge ja ausalt öeldes päris häiriv. Ta ütleb, et me ei pea kartma mingit türanni, kes tuleb ja põletab meie raamatud. Ei, me peaksime kartma seda hetke, kui keegi ei tahagi enam raamatuid lugeda. Sest meelelahutus on lihtsalt nii palju ahvatlevam. See ongi see tõeline oht. Me anname ise alla vabatahtlikult. Okei, aga kuidas see siis täpselt käib? Kuidas me oma vabadusest niimoodi loobume? Ja siin tulebki mängu Postmani geniaalsus. Ta seletab, et meie suhtlusvahendid, raamatud, telekas, internet. Need ei ole lihtsalt mingid neutraalsed kanalid, mis infot edastavad. Ei, need kujundavad seda, kuidas me üldse mõtleme. Need defineerivad meie jaoks, mis on tõde ja mis on oluline. See tsitaat siin on võimas. Meie meediumid on meie metafoorid. Mida see tähendab? See tähendab seda, et vahend, mida me kasutame, olgu see siis trükipress, telekas või TikTok, see ei anna lihtsalt infot edasi. See muutab meie aju. See määrab ära, mida me kultuurina üldse väärtuslikuks peame. Ja siin näeme seda kontrasti väga selgelt. Ühel pool on trükisõna kultuur, raamatu lugemine, see on nagu ajutrenn. See sunnib sind jälgima pikka loogilist mõttekäiku, see arendab süvenemisvõimet. Ja teisel pool on pildikultuur, telekas, internet, see pommitab meid lakkamatult piltidega, mis tekitavad emotsioone ja nõuavad kiiret reaktsiooni, mitte sügavat mõtlemist. Ja nii asendubki intellekt välimusega, sisu asendub pakendiga. Ja see viibki meid ühe väga olulise nihkeni. Esiteks, meelelahutusest saab meie kultuuri, põhikeel. Aga see pole veel isegi kõige suurem mure. Probleem ei ole selles, et telekas on meelelahutusik. Muidugi on. Teine probleem, ja see on see 3. ja kõige otsustavam samm, on see, et kõik peab olema esitatud meelelahutusena. Uudised, poliitika, religioon, haridus, kõik peab olema show. Sest kui see pole show, siis keegi lihtsalt ei vaata. Ja sel hetkel ongi tõsidus kui selline oma väärtuse kaotanud. Ja see kõik viib meid Postmani ehk kõige šokeerivama ja olulisema mõtteni. Tema definitsioon desinformatsioonist ja ma olen üsna kindel, et see ei ole see, millele sa praegu mõtled. See on lihtsalt geniaalne. Postman ütleb, et desinformatsioon ei ole valeinfo. See ei ole kellegi tahtlik vale. Ei. See on info, mis on lihtsalt kasutu. See on killustatud, kontekstist välja rebitud, pinnapealne. See tekitab tunde, et me oleme informeeritud, aga tegelikult me ei tea mitte midagi. See on info, mis teeb meid lollimaks, samal ajal, kui me arvame, et me saame targemaks. Kas see ei kõla mitte täpselt nagu meie sotsiaalmeedia ajastu?
Tulemuseks ongi ühiskond, kelle tähelepanu on hajutatud. Me oleme nii hõivatud lõputute meemide, kuulsuste draamade ja tühiste skandaalidega, et oluliste teemade jaoks kliimamuutus, majandus, mis iganes, ei jagu meil lihtsalt enam vaimset energiat. Tähelepanu on otsas. See tsitaat on täna isegi aktuaalsem kui siis, kui see kirjutati. Nad ei vaheta ideed, nad vahetavad pilte. Täpselt nii ju ongi. Me ei vaidle enam sisuliste argumentide üle. Me saadame üksteisele meeme ja kihve. Avalik debatt on muutunud vaatamänguks. Oluline pole enam see, mida sa ütled, vaid see, kuidas sa välja näed ja kui palju laike sa oma postituse eest saad. Ja siin on üks hea näide, mis paneb asja perspektiivi. Mõtle korraks. Enne televisiooni aega ei oleks enamik inimesi tänaval oma riigi juhti äragi tundnud. Nad teadsid tema nime ja tema ideid, aga mitte tema nägu. Täna me tunneme ära iga poliitiku nägu. Teame nende skandaale, aga kas me tegelikult ka teame, mida nad mõtlevad või mille eest seisavad? Okei, nüüd lähme tänapäeva. Teeme ühe lihtsa mõtteharjutuse. Võtame Postmani raamatust sõna televisioon ja asendame selle sõnaga nutitelefon. Vaatame, mis juhtub. Ja me näeme, kuidas see peaaegu 40 aastat vana ennustus on muutunud, meie igapäevaajuks. Vaata seda ajajoont. Aastal 85 kirjutas Postman telekast. 2007 tuli esimene iPhone. Ja täna me oleme ühendatud ööpäevaringse infovoo külge. See, mis Postmani ajal oli paar tundi meelelahutust õhtul diivanil, on nüüd meiega kaasas taskus. Alates hetkest, kui hommikul silmad avame, kuni hetkeni, kui need öösel sulgeme. Ja siin on ehk kõige kainestavam mõte. Postmani raamatu pealkiri Lõbujanu kuni surmani. See oli metafoor. Ta ei mõelnud, et inimesed naeravad end sõna otseses mõttes surnuks. Aga meie jaoks on see muutumas hirmutavalt sõnasõnaliseks. Ja need ei ole enam mingid abstraktsed teooriad. Me räägime väga reaalsetest asjadest. Vaimse tervise langus eriti noorte seas, depressioon, ärevus, üksinduse epideemia, isegi surmajuhtumid liikluses, sest keegi vaatas telefoni. Need on päris tagajärjed. Me kerime ja swipeime end sõna otseses mõttes hauda. Ja nii me jõuamegi ringiga tagasi Huxley kõige võimsama hoiatuseni, et inimesed hakkavad armastama oma rõhumist. Nad hakkavad jumaldama tehnoloogiaid, mis tegelikult hävitavad nende võime mõelda. Ja küsimus, mis selle kõige lõpuks õhku jääb, on tegelikult väga lihtne, aga ka päris häiriv. Kas me oleme juba seal? Kas me kerime lõputult sisu, naerame, aga ei tea enam isegi, mille üle me naerame ja ei märkagi, et oleme mõtlemise juba ammu lõpetanud?